Me oleme siis täna Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus. Liikluskeskus on Maanteeameti uus üksus, mis siis loodi 2017. aasta novembris. Ja liiklusjuhtimiskeskuse loomise siis eesmärk oli operatiivselt liiklejatele viia nendele oluline info ja siis ka vajadusel operatiivselt liiklust ümber korraldada. Operatiivseteks ümberkorraldusteks siis eelkõige on Tallinna-Pärnu-Ikla maanteele paigaldatud muutuva teabega liiklusmärgid. Nende abil me siis saame liiklejad vajadusel hoiatada keerulistest tee- ja ilmaoludest, teavitada liiklusõnnetustest, vajadusel liiklust ümber suunata, kui näiteks tee on suletud, ning siis Tallinna-Ääsmäe lõigul saame ka vajadusel muuta lubatud piirkiirust. Andmed me siis kogume ka erinevatest allikatest, et liiklusjuhtimise seisukohast võib-olla kõige olulisemad andmed tulevad meil teeilmajaamadest. Kõiki ilmaga seotud parameetrid nagu temperatuur, õhuniiskus, tuulekiirus, muuhulgas ka nähtavus näiteks. Teeilmajaamadel on lisaks veel teekattesse paigaldatud andurid, siis edastavad erinevat informatsiooni tee seisu kohta, annavad tee seisu hinnangu, tee temperatuuri, ka jäätumise temperatuuri arvestades, et kui palju on teed soolatud. Et see parameetrite hulk on päris suur. Teeolude nägemiseks on tavainimesel kõige mugavam kasutada meie veebiportaali Tarktee, kus siis on toodud ka teeilmajaamade kõik olulisemad parameetrid, samuti saab sealt vaadata teekamerate pilte. See on selline hea rakendus, kus enne planeeritud reisi, kus saab siis vaadata üle, et millised on need tee- ja ilmaolud. Mis esiteks märke puudutab, et siis tulevikus märke tuleb juurde, mis muutuvad teabega märke, et tänaseks on selge, et Tallinn-Tartu maantee uus praegu ehitatav Kose-Võõbu-lõik, et sinna tulevad samuti muutuvad kiirusmärgid ja infotablood. Sealt edasi tõenäoliselt me laieneme Tallinna ringteele otsese liiklusjuhtimisega. Nüüd veel lisaks nendel muutuva teabega märkidele, siis tulevikus me näeme, et ka Maanteeametile kuuluvad foorisüsteemid liidetakse tõenäoliselt liiklusjuhtimiskeskusega, et vajadusel näiteks ka oleks võimalus fooriprogramme operatiivselt vastavalt vajadusele muuta.